Okei. Tšau. Ma ei saanud öösel magada. Mul käed värisevad ja ma olen suht paanikas. Ma ei tea, mis viimasel ajal toimub. Ma tean, et minuga on kõik korras, need on ainult asjad ja need on esimese maailma probleemid. Aga kuna ma otsustasin teiega oma elu, oma häid ja halbu asju jagada, siis ma mõtlesin, et ma haaran kaamera kätte ja räägin natukene oma hetke emotsioonist. Et hakkame siis leebemast probleemist. Minu selja taga, kui te näete, on hunnik lõuendeid. Ma pidin tegema ühele asutusele maalitöötuba, sellist abstraktse maalitöötuba. Ja kuna vahepeal tuli see lockdown ja kõik vahele, siis ma lükkasin seda asja edasi ja ma pikendasin seda kinkekaardi tähtaega, et kuna see ei ole ju inimeste viga, et selline olukord meil vahele tuli ja nii edasi. Ja ma ei tea, kas ma olen liiga leebe või ma ei tea, kuidas teised, kindlasti mingid suured firmad, kui neil on nagu suva, et kui kinkekaardi aeg saab läbi, siis see ei toimi, kõik jääb sinna paika. Aga kuna mul on selline väike ateljeepood, siis ma ikka üritan kõikidele inimestele vastu tulla ja ühesõnaga, jah, need inimesed ütlesid, et neile ükski aeg ei sobi, et nad ei saa terve selle kollektiiviga enam kokku niimoodi, et seda töötuba ära teha ja küsisid, et kas ma selle töötoa asemele ei teeks kõikidele neile 11 inimesele nimelised kruusid, mille peale ma sain nagu alguses täieliku šoki, sest et esiteks praegu töö juures mul lähevad viimased ahjutäied üldse, mis me sel kevadel saame ahjust teha, ehk siis suvel mul ei ole ligipääsu sellele keraamikahjule ja kõik, mis mul on olnud vaja, ma olen üritanud praegu ära teha ja praegu lähevadki viimased ahjutäied. 11 kruusi tegemine koos nende asjade kuivamisega, koos vahepealsete selliste ootamistega läheb mul tavaliselt kuskil 6 aega. Ehk siis ma teen need asjad, siis lasen kuivada, siis natuke lihvin neid, siis lasen veel kuivada, siis nad lähevad ahju. Kõik need tulevad laduda ahju, siis ma võtan need ahjust välja, lihvin nad veel üle, käin svammiga üle, siis ma hakkan glasuurima. See võtab tihtilugu sama palju aega kui nende kruuside enda tegemine. Siis kui nad on glasuuritud, siis tuleb need kõik laduda ahju, pärast ahjust välja. Ühesõnaga see kõik, see protsess selliste vaheooteaegadega mulle võtab kuskil 6 aega, et üks tellimus, mis ma siin just tegin 12 kruusile, läks kuskil 6 aega ja see summa tegelikult, mis ma olen küsinud, on selline piiri peal, et kui ma teeks nagu igapäevaselt neid kruuse, ma millegi muuga ei tegeleks, siis nagu võib-olla läheks nagu kiiremini ja nagu hoo käigus sa saad nagu rohkem, et ühed asjad kuivavad, siis teed nagu teisi asju, et nagu kõik siis võib-olla läheks lihtsamalt ja siis oleks nagu kõik need hinnad ja need summad nagu mõistlikumad. Aga kuna tihtilugu ongi, ma teen selle ühe satsi ja siis selle ühe satsi ma pean ahju panema, ma pean nende põletuste eest maksma. Et selles mõttes on see selline luksus hobi. Et ma küll teenin oma kulud tasa, aga nagu see, mis ma sealt nii-öelda tulu saan, on nagu suht väike võrreldes siis nendega, kes nagu igapäevaselt seda teevad. Siis ma nagu sellise soovi peale ehmatasin väga ära, kuna mul olid neile juba lõuendid valmis ostetud, mis siis töötubade jaoks oli vaja, isegi värvid olid valmis ostetud. Ma olin ostnud ka mõned pintslid, aga ma õnneks nagu kiiresti suutsin ennast maha rahustada ja ikkagi nagu jala maha panna ja öelda, et aga teate, et mul on nagu kõik lõuendid ja asjad nagu valmis ostetud, et äkki teile lihtsalt sobib, et ma siis kas või ise teen teile need maalid siis 11 maali
mida siis nad töötoa käigus oleksid nagu ise teinud. Et see töötuba ise oleks võtnud kuskil tund-paar võib-olla aega, aga tegelikult kõik see eeltöö, et samamoodi nende töötubadega, et kui ma teeks neid pidevalt kogu aeg, et mul oleks nagu see süsteem valmis tehtud, mul oleks mingid teatud värvid juba valmis, võib-olla segatud, valmis umbes kaasa haaramiseks, lõuendid, kõik. Et tegelikult see eeltöö, mis ma olin juba teinud, oli juba päris suur, mul oli kõik süsteem välja mõeldud, et me alguses teeme sellise haiku, sellise harjutuse, et inimesed, kes võib-olla ei ole kunagi ühtegi luuletust asja kirjutanud, et see on selline lollikindel süsteem, kõik saavad sellega hakkama, selline põnev väike selline haiku moodi ülesanne seal, siis sellised hingamisharjutused ja siis nende hingamisharjutuste käigus siis sünnib selline abstraktne maal. Et tegelikult jah, see koolitus nagu on selline elamus ja sa saad siis selle elamuse tulemusena endale sellise maali, aga jah, kuna nüüd ma ei saa seda töötuba läbi viia ja ma juba lubasin, et ma teen neile need maalid ja nüüd teades, et ma pean kõik need 11 maali ise tegema ja see ei ole nagu osa sellest emotsioonist, sellest kogemusest, siis on sellel maali välimusel nagu palju suurem roll kui see, et inimesed oleksid ise selle teinud. Ja siis ma avastasin, et need osad nimed on ka sellised kohalikud tähtsad, tublid inimesed ja ma võib-olla veits mõtlen üle, aga jah, nüüd mul tuleb teha 11 maali, mis on väärikad ja mis sobib nagu nendele inimestele nagu kinkida. Ma palusin igale inimesele öelda vähemalt 3 lemmikvärvi, nad saatsid neid värve, terve päev nagu tilkus neid värvieelistusi ka ja ma olin töö juures ja muretsesin selle pärast ja kogu aeg tuli neid värviteateid juurde, mis tuletas mulle kõike seda jälle meelde. Muidugi, ma olen super tänulik, et minult see kinkekaart telliti, ma olen selle raha ammu kätte saanud ja lihtsalt see asi on veninud ja nüüd on lihtsalt jälle siuksed ootamatused, ma pean ennast ümber häälestama, ma pean mingi esindusliku asja valmis saama, 11 maali valmis tegema, ma ei tea, kui kaua see mulle aega võtab ja ma ei tea, kui palju kordi ma neid asju ümber teen, sest et ma tean, et ma ei ole rahul tihtilugu mingite asjadega. Aga tõsisematel teemadel rääkides, ma eile läksin midagi oma eest koridorist otsima ja ma avastasin, et üks maal, mis mul oli vastu seina sinna tõstetud, ma liigutasin seda, ma otsisin midagi ja ma avastasin, et see maal tagant ja see sein, mille vastu ta toetas, on kõik nagu hallitusjälgi täis. Ja alguses ma mõtlesin, et okei, ma ei tea, et kas see maal oli siis mingite bakteritega kokku puutunud, et elu hakkas käima seal vastu seina. Ja siis ma läksin seda seina pesema, mõtlesin, et ma desinfitseerijaga puhastan selle seina ära, pesen ära. Ja ma avastasin, et see sein nagu muidu on ka siuke kollakas ja naljakas. Ja nüüd ma hoian hinge kinni ja ma ei tea, mida teha, sest ma ei tea, mis see on. Mu sein hallitab ja on täiesti märg. Andres käis ka keldris vaatamas, et ega meil ei ole mingit veekadu, ehk siis ega kuskil põranda all mingit torusid katki ei ole, et miks see sein on märg ja miks see sein hallitab. Alles ma sain selle korteri nii-öelda peaaegu valmis. Selles mõttes, et alles sai viimati köök valmis. Okei, ma ei tea. Ma parem näitan lihtsalt, mis seal koridoris toimub. Ma lähen toon ka kummikindad ja maski, sest et kui ma eile seal koridoris toimetasin, üritasin seda seina pesta, siis ma hakkasin nagu täiega aevastama, mul oli kopsudes imelik tunne. Ma kardan, et seal on midagi, mis nagu ei ole väga tervislik. Oodake natuke. See oli see maal, mis siin toetas vastu seina ja mine pekki. Ja see on mul juba siit kõik nagu ära pestud ja see sein on kõik kollane nagu ja ma tunnen, et see sein on niiske ja siit on kõik
vaadake seda kipsi lihtsalt, see liigub. Mine pekki. Peaks selle kapi siit välja tõstma, kõik eest ära võtma ja vaatama lihtsalt, mis siin toimub. Mine pekki. No vaadake, see kips on... See kips on kõik täiesti pehme. Näete, see paber tuleb lihtsalt kõik ära ja see kõik sein on pehme. Seal all on siuksed nagu kollakad, nagu seeneniidistiku moodi asjad. Ja kui teist keegi teab, mis asi on majavamm, siis ma isegi ei taha mitte mõelda selle peale. Maal meil kunagi oli ka ühes seinas majavamm ja me pidime lõpuks terve sauna maha lammutama. Ja talvel oli ema juures selline asi, et hiired olid torud läbi närinud ja kõik vesi oli põranda alla jooksnud ja nad pidid põhimõtteliselt poolel majal nad pidid võtma põranda üles ja kõik valama uuesti. Sorry, kui see kaamera nagu väriseb natuke, sest mul nagu täiega käed värisevad praegu. Ja ma näitan, mis on teisel pool seda seina. Kui te nägite teisel poolt seda akent, siis selle seina teine pool on minu armas köök. Selle mosaiigiga, mida ma olen mitu aastat teinud ja siia siis lõpuks ladunud. Viimasel ajal ma olen mõelnud, et okei, et aasta jooksul ikka talvel, suvel vahepeal muutub see, et põrandalauad nagu tõmbavad rohkem kokku ja siis jälle paisuvad. Aga viimasel ajal ma olen nagu vaatanud, et köögis on hakanud nagu põrandalauad krigisema täiega, et ma ei tea, kas te kuulate. Nagu igal pool köögis põrandalauad krigisevad. Ma lihtsalt loodan, et me ei pea tervet seda kööki ja seda minu plaatidega, mosaiikidega seina ära lõhkuma, nagu mine pekki. Aga okei, sorry. Ma praegu lõpetan võib-olla selle filmimise ära, ma pean natuke maha rahunema. Ja ma hoian teid kursis, kui me Andresega hakkame seda seina lõhkuma ja vaatama, mis seal nagu, mis olukord on ja mis me nagu tegema peame. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et ma jagan teiega lisaks oma rõõmudele ka selliseid hirme ja halbu asju. Ja ma vabandan, kui ma oma probleemidega kedagi kurvaks teen või kui neid probleeme on vahel liiga palju, aga ma lihtsalt ei tea, mida teha. Ja mul ei ole kellegiga rääkida ka, ja siis ma räägin teiega praegu lihtsalt. Kusjuures, kui ma 5 aastat tagasi seda korterit hakkasin remontima, siis mul töömehed ütlesid, et see põrandaalune on väga hästi tuulutatud ja nad kiitsid seda 30ndatel siis ehitatud maja, et nad olid nagu vundamenti ikkagi tuulutusaugud teinud, et see on väga hea, sest et kõik põrandalauad olid kuivad ja terved. Aga ülemine naaber rääkis, et kui nemad oma koridori põrandat vahetasid, ehk siis see koridor, mis on siinpool seina ja siis selle minu koridori kõrval ka, siis nad ütlesid, et neil oli koridori põrand kõik ära mädanenud. Ma loodan, et mingit leket ei ole kuskil põrandal. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma hoian teid kursis. Ma haaran taas kaamera, kui ma midagi rohkem teada saan või kui me hakkame seda seina lõhkuma või midagi. Aga okei, ma praegu lähen üritan rahuneda. Kõik ujub. Näed, vesi voolub üles, purskub üles poole. Näed või? Toru ümbert. See, mis vasakpoole toru tuleb. Jaa. See on soe või külm vesi. Mul see abi vaja. Okei, ma näitan vahepeal, mis meil siin toimunud on. Me võtsime köögist kõik valamu, pliidi, kõik asjad eest ära, et pääseda ligi torudele, sest et tundub, et siin on olnud üks selline toruleke ja siit on kogu aeg vett jooksnud põrandale ja põranda alla. Ja sellepärast on ka see sein huvitaval kombel küll mitte siit poolt pehmeks läinud, vaid selle seina siis koridoripoolne külg on kõik siis pehme ja vettinud
ja see sein ei ole siin mingi uus lihtsalt kipsist sein, et siin on vana palkmaja sein, millele on lihtsalt siis kips peale pandud. Ja ma ei tea, Andres tuleb tagasi, siis me üritame siia põranda sisse ühe augu teha, et näha, mis siin all toimub, kas see põrand on ka kõik vettinud, kas soojustus on märg ja kui palju me peame siit üldse lahti võtma. Teine võimalus on proovida keldrist kuidagi ligi pääseda, aga sellel majal põhimõtteliselt otseselt ei ole siin all keldrit, et siin on selline väike vahe põranda ja siis sellise muld põranda vahel, nii et kui keegi siia nüüd alla roomata saab, siis saab ka põranda alt vaadata, mis siin toimub. Ja. Nüüd jääb vaid loota, et seal teisel pool seina, kus see sein ja kips pehme on, et seal ei oleks majavammi, sest kui on majavamm, siis tuleb väga palju lahti võtta, tuleb siis mingi ainega ära teha, et see majavamm edasi ei läheks ja nii edasi, et jah. See on pandud klotsid alla, vana põranda peale, niipidi laagid tõmmatud. Kõik normaalne. Saabki aru, kas on mingi ämbliku võrk, mis siin on või on nagu mingi seene niidistik või? See on veel üks vana kipsal või? Mingi papp. See on ka nagu... Oi. Ka siin on küll. See on ka mingi... Oi, kips. Mine kips mingi. Ega ma ei teagi, mis kuju. Sealt juba paistab teine soojustus. Ei tea. See on laudis jahind. Vaat, mingi vilt. Kas siin on mõni aastaarv näha või? Mõtta, esmaspäev 2. juuni. 1998. Oi, 98 on siis siin remonti tehtud. Siit on kahelt poolt jooksnud, vesi on jooksnud siia, see kuivab ära. Ajalugu, tapeetide ajalugu siis 1, 2, 3, 4 kihti tapeeti ja see on mingisugune hallitus juba. Ja siin on vist uks on vanasti, tundub, sest paremal pool on mingi puitsein juba ja siin on lihtsalt on see auk. Siin läheb topelt seinte taha. Lihtsalt kõik kuulub. Alletine põrand, siis on liistud mingid asjad pandud, siis on pandud see vineer siia. See on nüüd veneaegne asi olnud. Ja siis on nüüd sinu üks põrand 3. remonti otsa tulnud. Teine üks igas. Okei, ma mõtlesin, et ma filmin väikse update'i teile enne kui ma tööle lähen. Paar viimast päeva on olnud päris hullumaja. Ma arvan, et see kõik ei ole mulle päris veel kohale jõudnud, mis toimub. Aga praegu näeb poeruum välja selline, taga paistab nõudepesumasin ja kõik köögikapid ja asjad, sest et me oleme kõik tõstnud laiali ja välja, et vaadata, mis toimub. Seda koridori põrandat ma juba teile näitasin. Kõik on üles võetud. Ma ei tea, ma panen teid kuskile maha, et ma saaks teiega rääkida. Kuna mul on õnneks sellel korteril tehtud ka kindlustus, sest et pangalaenuga lihtsalt tuleb kindlustus teha. Ja jumal tänatud, me võtsime kindlustusega ka ühendust ja nende esindaja käis kohal. Praegu veel ei ole otsust tehtud, et kas kindlustus korvab selle, mis siin toimub või ei. Aga selle ehituse siis spetsialist käis kohal
ja põhimõtteliselt ütles, et nii kui siin koridoris, siin koridoris juba on põrand üles võetud peaaegu kõik, aga nii koridoris kui köögis kui ka siin poeruumis tuleb kõik põrandad üles võtta. Ta selle niiskuse mõõtjaga mõõtis ka neid seinu, sest siin on kippseinad, et ka siin kippseintes on niiskus sees. Et ühesõnaga põhimõtteliselt tuleb võtta kõik põrandad üles, vaadata, et seal all ei oleks niiskust, et sinna hallitus ei tekiks ja sorry, kui ma kokutan, sest et jah, te võite ette kujutada, kui löödud ma praegu olen. Igatahes me täpselt ei tea, kui kaugele see vesi on jooksnud. Ma ei tea, kas ma mainisin teile, et köögis siis üks soojatoru oli siis katki läinud ja või siis mingi ventiil või mingi tihend seal ei olnud siis vastu pidanud. Ja ma ei tea siis, kas mitu kuud lausa või kui kaua, igatahes on põranda alla vett jooksnud. Ja kuna see uus põrand on ehitatud vana põranda peale, siis on sinna 2 põranda vahele jooksnud seda vett, ma ei tea, kui suurtes kogustes ja kui kaugele me ei tea, et selleks tuleb kõik põrandad lahti võtta. Vana põrand on vakstuga, see tähendab seda, et see vesi ei saanud ka läbi selle alumise põranda kuskile voolata, vaid mööda seda vakstut ujus see vesi lihtsalt kuskile korteri alla, et kuna need vanad põrandad on ka viltu olnud, et siis see vesi on nagu voolanud mingites suunades. Õnneks ei ole praegu näha, et oleks naabrite poole voolanud, sest et seal on kõrgem, et põhiliselt siis minu siia poeruumi poole ja praegu köögist ei tea siis, kas magamistoa poole ka. Aga praegu siis ongi lähipäevil me saame teada, et kas siis kindlustus ikka korvab seda ja jama on selles, et see ehitusspetsialist siis ütles seda, et nendel vähemalt on tööde järjekorrad kuni suve lõpuni, nii et nad saaksid sellega tegelema hakata alles augustis või septembris, nii et ma ei tea, mis saab. Nad soovitasid meil vaadata üürikortereid ja ajutiselt siis kuskile üürikorterisse minna. Meil oli juba mõte, et Andres äkki laenab mingi kaubiku, et kõik mööbel ja asjad lihtsalt eest ära tõsta sinna kaubikusse, et meil oleks natukenegi ruumi siin olla või tegutseda, sest et jah, meil on nagu kõik asjad kõik hunnikutes koos ja me pole veel kõike mööblit köögist ega siit poest nagu välja tõstnudki, et kõik maalid, kõik keraamika ma pean ära pakkima ajutiselt siis kuskile viima. Ja praegu siis ei tea, kas me siis peame võtma üürikorteri ja kuskil siis nii kaua elama, kuni siis sügisel saab alles seda remonti hakata tegema. Või me saame mingi muu ehitusfirma kaudu äkki ka varem nagu juba tegutsema hakata, aga praegu on ehitushooaeg ja kõigil on nagu pikad järjekorrad. Ja teine asi, miks me nagu väga ei tahaks üürikorterisse minna, on see, et meil on nupsik. Ja ta on selline kass, kes kinniselt kuskil korteris vist hakkama küll ei saaks ja ma ei kujuta ette ka palju oleks üldse selliseid kortereid, kes lubaks sinna kassi. Ja kuna ta tahab väga palju õues olla, et ta on nagu selle territooriumiga siin tuttav, ta valvab seda õue ja ta enamus ajast tahabki siin maja ümbruses olla, siis me ei saa nagu teda ka üksi jätta, et ma ei teagi, kas siis tõesti minna kuskile üürikorterisse iga päev siis teda toitmas käia. Aga noh, ta tahab ikkagi öösiti toas ka olla ja ühesõnaga ma ei tea, nii palju on nagu mille peale mõelda. Samas mul on praegu vaja selle nädala jooksul kõik keraamikanäitusega seonduv korda teha, plakatid, asjad ära põletada, ühed pildid tuleb veel töödelda, mis seinte peale läheb, siis tekstid kirjutada, osad asjad, mis sinna näitusele lähevad, mis tuleb riputada, mingid jõuluehted ja ühed lilled, et ma pean nendele veel mõtlema, et kuidas ma neid eksponeerin. Ühesõnaga, mul on selle näitusega palju teha, ma ju praegu me saame ka tööl kohal käia, lastega õues tunde teha ja paarikaupa sees tunde teha. Ühesõnaga, see nädal on super kiire ja siis nüüd see korterivärk ka.
praegu on jälle kõik nii, et kõik nõud, kõik asjad on jälle vannis tagasi. Et siis, kui ma köögi valmis sain, siis ma lootsin, et ma ei pea kunagi enam vannis nõusid pesema, et ma olin nii õnnelik, et ma sain lõpuks köögi valmis ja praegu ei ole mul jälle kööki ja noh, praegu see isegi tundub väike probleem. Lisaks köögile mul ei ole ka, ma ei tea, seda poeruumi ja üldse ruumi ja kõik on märg ja niiske ja segamini. Ja loodetavasti saab ennem seda sügist või enne seda, kui päris ehitajad peale tulevad, loodetavasti saab kõik põrandad asjad üles võtta, et vähemalt miskit hallitama ei hakka, et vähemalt saaks natuke kuivama hakata. Ühesõnaga, praegu on palju sellist teadmatust ja ärevust ja paanikat ja ma hoian teid ka kursis sellega, kui teid huvitab, mis siin korteris toimub. Oh, jah. Tahaks teile ju ilusat korras ruumi näidata, aga ma saan teile praegu näidata ainult segadust ja hunnikutes asju. Nagu te näete, siis mul on siin elutoas praegu valamukapp ja nõudepesumasin ja kõik asjad hunnikutes. Aga selline praegu elu on ja ma ei saa sinna väga midagi teha. Tuleb lihtsalt minna vooluga kaasa ja loota, et universumil on mulle midagi paremat pakkuda. Eks nüüd tuleb mõelda, et mille jaoks see õppetund praegu vajalik oli. Ma ei hakka seda videot enam pikemaks ajama. Ma üritan selle võimalikult ruttu ära monteerida, üles panna ja edaspidi, kui on mingeid uudiseid või edenemisi, siis ma üritan jälle filmida ja teiega ka asja jagada. Kuigi ma ei tea, kui palju ma siin selle segaduse keskel üldse monteerida jõuan või mul on arvuti ka suht aeglane, sest et see on aastast 2012 ja ta on niigi tubli olnud. Aga viimasel ajal ta on väga aeglaseks muutunud. Aga mis seal ikka? Okei, näeme siis järgmises videos. Tšau!